Ja sellest sünnipäevast nüüd räägime. 33 aastat ehk siis kolmandik sajandist on olnud ansamblit Rock Hotel. Kõlab väga apetiitselt üle, kas pole? No me oleme sinuga natukene vanemad sellest vanusest ilmselt. Jah, me oleme natuke vanemad. Aga sina oled selles bändis mänginud ja tänases televisioonis otsustasime sünnipäeva tähistada nii, et paluda sul kaasa võtta ansambel Three Tones ja siis mängida natukene Rock Hotelli muusikat. Aga mis on esimene hetk, kus kohas sina Rock Hotelli mäletad? No esimene hetk minu jaoks tõenäoliselt oli kuskil, ma arvan 79, kuskil raadiosaates Soovid. Nii. Aga laivis ma nägin neid esimest korda 81. aastal ja ise juba peol osalesin 82. 82 juba said ligi. Kuidas sa nii kiiresti said nagu asjale külge ehk ise lavale? Ei, mitte lavale. See oli šeikida veel alles stuudios. Selle sai šeikida veel. Lavale ma sain 86. 86 said lavale. Mis on sinu arvates see Rock Hotelli fenomen või see miski, mis hoiab neid ju ikka praegu veel mängimas ja kui kuuldakse, et kusagil, et lööb kaasa Rock Hotel, siis ohoo, lahe reaktsiooni? Ma arvan, et tänapäeval on see juba laiskus ja mugavus. Aga varasti oli see tõenäoliselt armastus selle muusikastiili vastu, mille pärast kokku tuldi. See oli kindlasti Heigo Mirka vankumatu töö bändi heaks hoida teda koos ja valida talle repertuaari. Mirka on kogu selle asja taga ikkagi, kui niimoodi omavahel rääkida praegu. Jah, ma arvan küll. Ja loomulikult ilma Evo Linnata seda punti ei oleks. Et see lihtsalt on nii. Sa oled kindlasti ka näinud seda, kuidas nagu lugusid valitakse, kuidas nagu see sisemine skeem Rock Hotellis töötab. Kes tavaliselt tuleb noodid näppus ja ütleb, et teeme selle loomehed ja siis ka tehakse? Ma arvan, et see ei ole kuidagi teistmoodi, kui see on teistes bändides. Ehk igal pool keegi on kusagil ikkagi liider? Liider küll, aga lugusid võivad ju kõik bändi liikmed tuua, aga otsustatakse koos tegelikult, mida tehakse, mida mitte. Aga ma arvan, et algusaastatel oli see paljuski Heigo keskne või et Heigo otsis neid lugusid ja tõi, sest tema on eluaeg olnud selline melomaan, kogunud muusikat ja teab sellest väga palju ja teistest võib-olla vanuse mõttes ka rohkem mänginud. No ma tean seda, et televisiooni enda toimetaja Rasmus Kage on kunagi kooli ajal tassinud bändi kohvreid ja asju vedanud ja siin kollasest ajakirjandusest on olnud võimalik lugeda, kuidas Stig Rästa on olnud täpselt samamoodi bändi transamees ja nii edasi. Kui palju neid inimesi, ka sellel ajal, kui sina olid selle ansambli juures, kui palju neid nii-öelda kiibits